Asja! Saata välja, saad aru, siukest vaadet me oleme ülipikalt näinud. Sul on käetugi või? Ma tahaks tähendada, et see suudis käinud osta. Ilus koht on. Väga ilus. Võiks kinnisvara osta sinna või midagi. Jaa, mees. Davai, teeme ära. Kallid daamid ja härrad, siin räägib teie tänane piloot Anti Tiib. Tere tulemast pardale. Oleme suundumas Nurmsi maandumisplatsile, kus teeme oma reisi viimase vahepeatuse. Sealt suundume Paide muusika teatrimajja ning siis lendame juba otse edasi tulevikku. Kahjuks on tänasest lennust maha jäänud järgmised reisijad. Kertu Liidemann, Hanna-Liisa Niller, Kaisa-Riin Lillevälja ja Keili Marleen Frey. Tänan teid tähelepanu eest ja mõnusat lendu. Kus meie kaaslased on? Ma mäletan, olid mingid meemi. Suht maand meem oli. Oota. Jaa. Küll, kus te olete? Oi, me oleme Paides. Seal lõpu... Lipivõtted. Kas Keili on ka seal või? Keili on seal või? Jah. Hei, kas sa hakkad ka tulema või? Anna-Liisa, kus sa oled? Miks sa lennukis ei ole? Et lend oli täna või? No Pemmiriin, kus sa oled? Daamid ja härrad, siin jälle teie piloot. Alustame peatselt maandumisega, seega palume teil istuda oma kohtadele ja kinnitada turvavööd. Oleme jõudnud Nurmsi maandumisplatsile. Täna on 19. juuni ja kell on saanud 14.30 ning hetkel on väljas 25 soojakraadi. Täname, et tulite meiega ja peatse kohtumiseni. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, tere tulemast Paide gümnaasiumi 6. lennu lõpuaktusele. Palume teil püsti tõusta, et tervitada tänase päeva kangelasi. Elsa-Maris Ivanov ja Henri Härma. Laura Pilv ja Randolf Alt. Franziska Malmre ja Markus Liiberg. Annabel Gretel Kirspuu ja Egert Niinek. Marii-Helen Jõgiste ja Marten Joorits. Kätlin Annikov ja Alex Lember. Laura Tuulik ja Simon Usar. Mirtel Kiviorg ja Tommi Tristan Jakobson. Eliise Leesmaa ja Sten Uus. Kristen Savisaar ja Egert Suits. Lisette Pukk ja Jan-Robert Raukas. Anette Kõiv ja Hendrik Haamer. Mari Arumäe ja Kevin Saluste.
Keitlin Kaaret ja Daniel Tihu. Karen Zinovjev ja Steven Torm. Egle Mjakis ja Jander Poolmaa. Gerrit Anton ja Tavor Robert Kivilo. Karmen Danjuk ja Markus Ubaleht. Johanna Teder ja Tauri Rohtsalu. Kirsi Tammsalu ja Hardi Martjak. Miia Soosalu ja Kristo Vaks. Mentorid Helene Samler, Monika Kirss, Eha Vaard ja Uku Valner. Robin Vares, Harri Sten Sellik, Arti Piirmaa ja Tristan Martti Metsalu. Oot, meieni on jõudnud info, et enne mainitud puuduvad reisijad on kohale jõudnud. Kertu Liidemann, Hanna-Liisa Niller, Kaisa-Rein Lillevälja ja Keili-Marleen Frey. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial tea, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään su truuriks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvagu, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Üks lend on veel korraks tegemas vahemaandumist, valmistudes uuteks peatükkideks. Täna elame hetkes ja naudime seda ning tänase pidupäeva puhul palume kõneks lavale koolijuht Margo Sootla.
Kallid Paide gümnaasiumi lõpetajad, head lapsevanemad, armsad kolleegid ja külalised nii siin saalis kui ka sealpool ekraane. Rõõm on teid kõiki tervitada Paide gümnaasiumi 6. lennu lõpuaktusele. Mäletan täpselt hetke, kui lõpetasin põhikooli ning pidin otsustama, mis minust edasi saab, kuhu edasi suundun ning kus ja kuidas elama hakkan. Esimesed mõtted olid ikka, et tahaks Paidest ära, sest mujal on rohkem võimalusi, uusi kohti, mida avastada ja uusi inimesi, kellega tutvuda. Sain kõikidesse koolidesse sisse, kuhu soovisin, kuid sisetunne ei lubanud veel Paidest lahkuda. Seega jätkasin oma õpinguid Paide gümnaasiumis, mille osas olin veidike skeptiline, kuid ilma asjata. Esimesest koolipäevast alates olen tundnud, et Paide gümnaasium ei ole lihtsalt kool, vaid kogukond, kus igaühel on võimalus särada ja oma potentsiaal täielikult avada. Head lõpetajad, nii kirjutas väljaastumisvestluse eneseanalüüsis teie hea kaaslane Laura Pilv. Ehk on Laura sõnades võetud kokku teist paljude 3 aastat tagasi Paide gümnaasiumisse õppima tulemise ja siin õppimise erinevad tunded ja mõtted. Esialgne kõhklus, kas kusagil mujal võiks midagi enamat olla, ehk parematki, ärevus uue ja pelglikkus võõrastega kohtumise ees, eneseteadlik veendumus, et just siin koolis ma tahangi õppida, aga võib-olla ka kartus läbikukkumise ees. Eks pisut tundmatus kohast te ju tegelikult vette hüppasitegi. Paide gümnaasium oli selleks hetkeks toimetanud vaid 3 aastat. Ja kuigi paljudele ei olnud enam need veed sugugi tundmatud, pidite teie selle kooli iseenda jaoks alles avastama ja tundma õppima, et veel teile tundmatu vesi kannab ja et siin on piisavalt avarust ja sügavust edukalt õppida ja ennast avastada. Tõsi, nende 3 aasta jooksul on olnud sulistamist ka liig madalates vetes ja teisalt tuli ootamatult sügavasse sattudes taas suu veest puhtaks köhida. Kui veest veel rääkida, siis teie 3 aastat gümnaasiumis iseloomustas meie hea õppejuht Kersti vanasõnaga vaga vesi, sügav põhi. Kui te seda Tutipea aktusel kuulsite, siis mitmed teist noogutasid äratundvalt. Ilmselt tundsite end ära. Kui nüüd piisavalt kaugelt, võib-olla liigselt üldistavalt vaadata, siis tundub mulle, et nende 3 aasta jooksul olete olnud teile pakutud vabaduse ja valikute lõpuni kasutajad, mõnikord toredad kulgejad, süvitsi õppijad, vahel hilised, kuid omal moel siiski õigeaegselt ärkajad, põhjalikud eneseavastajad ja tundmaõppijad, sügavad mõtlejad ning kõige selle keskel julged ja teistest hoolivad kaasarääkijad. Igatahes olete te meid pidevalt ärkvel hoidnud. Armas lõpetaja, kui Laura ütles, et igaühel on võimalus siin särada ja oma potentsiaali täielikult avada, siis eks samavõrra olete ka teie ise avanud ja laiendanud koolipotentsiaali, pakkuda järgmistele noortele õppimiseks veelgi paremat keskkonda. Nii olen ühtviisi tänulik teile võrratu koolibändi Exitum loomise eest, mille kvaliteet võtab vajaduse leida tantsuks teisi bände ja tallas sisse raja uutele tulijatele, aga samavõrra olen ma teile kõigile tänulik näiteks uute tertjate vastuvõtmisel näidatud hoolivuse ja mõistmise eest. Ja veel palju muu eest, millest vaid väikese osa oleme täna suutnud oma mälestustes väljaantavatesse tänukirjadeks talletada. Aitäh teile koolile antud panuse eest ja näidake oma hoolivust ning olge algatajad ja kaasarääkijad ka järgmistes kohtades, et muuta maailma paremaks paigaks meile kõigile. Head õpetajad, koolijuhid, lasteaiaõpetajad, kõik teie, kes te olete neid noori toetanud varasematel aastatel. Aitäh selle töö eest, mida te nende noorte eludes olete teinud. Meil on täna rõõm nendega siin koos olla. See rõõm on teiega jagatud rõõm. Aitäh teile vanemad, aitäh teile mentorid, aitäh teile head kolleegid nende 3 aasta jooksul antud pühendumise eest nende noorte eludesse, iga märkamise, iga hoolimise,
iga õlale patsutamise eest, iga hetke eest, mis te enne koos olete olnud ja neid võtnud kanda, hoida ja eelkõige õpetada. Üksi me ei jõuaks kaugele. Head noored, väljaastumisvestluseks valmistudes iseloomustas teie hea kaaslane Alex Lember 3 aastat Paide gümnaasiumis selliselt. Kuigi lõpp saabus väga ootamatult ja ma ei ole kindel, kas ma tahan, et see saabuks, siis tean, et see on vajalik. Ma olen käinud, olen näinud ja teinud, aga mis kõige tähtsam, ma olen selle kõige käigus arenenud. Ma tunnen, et olen läbi teinud ühe olulise etapi oma eluteel. See on mind kindlasti tulevikuks hästi ette valmistanud ükskõik, mis teel ootab. Head noored, ma soovin teile järgmistel sammudel vaikset, kuid piisavalt sügavat vett. Vett, mis ühelt poolt teid kannaks ja hoiaks, kuid teiselt poolt suunaks ja mõnes mõttes sunniks jätkuvalt õppima, jätkuvalt ennast arendama. Tundke oma piire, et mitte hüpata vette tundmatus kohas, kuid ärge kindlasti jääge arglikult kõrvale vaatama, kui te tegelikult selleks valmis olete. Soovin teile palju õnne, elagu Paide gümnaasium! Ma palun tunnistuste üleandmiseks lavale meie õppejuhi ja igapäevase elu kooshoidja Kersti Viilupi ja meie juhiabi Roberta Gretel Agu. Alustame tunnistuste kätteandmisega. 17. juuni 2024 õppenõukogu otsusega väljastatakse lõputunnistused järgmistele Paide gümnaasiumi õpilastele. Esimese tunnistuse saab lõpetaja, keda tunnustame kiituskirjaga ajaloos, bioloogias, keemias ja füüsikas ning tänukirjaga kooli esindamise eest õpilasvõistlustel, rahvatantsurühmas seltskond tantsimise ja loengute korraldusmeeskonnas tegutsemise eest. Ta lõpetab kooli hõbemedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Tristan Marti Metsalu! Tommi Tristan Jakobson, kiituskiri muusikas ja liikumisõpetuses ning täname silmapaistva tegutsemise eest koolibändis Exitum. Tavor Robert Kivila. Tauri Rohtsalu, kiituskiri ajaloos. Steven Torm, täname kooliraadios tegutsemise ja rahvatantsurühmas seltskond tantsimise eest. Sten Uus.
Simon Usar, kiituskiri matemaatikas ja liikumisõpetuses. Robin Vares. Randolf Alt, täname õpilasesindusse panustamise, noortekooris laulmise ja õpilasvõistlustel osalemise eest. Mirtel Kiviorg, täname väga hea uurimistöö eest. Miia Soosalu, täname kooli esindamise eest õpilasvõistlustel ja väga hea uurimistöö eest. Marten Joorits. Markus Ubaleht, täname kooli sündmuste jäädvustamise eest. Markus Liiberg. Marii-Heleen Jõgiste. Mari Arumäe, täname väga hea uurimistöö eest. Lisette Pukk. Laura Tuulik. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga matemaatikas, liikumisõpetuses ja eesti keeles. Täname õpilasesindusse panustamise eest. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja lõpetab kooli hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Laura Pilv! Kätlin Annikov. Kristo Vaks.
Kirsi Tammsalu, kiituskiri liikumisõpetuses. Täname rahvatantsurühmas Seltskond tantsimise eest. Kevin Saluste. Keitlin Kaaret, kiituskiri muusikas. Täname õpilasesindusse panustamise, noortekooris laulmise ja rahvatantsurühmas Seltskond tantsimise eest. Keili Marleen Frey, kiituskiri kunstis. Täname kooli esindamise eest kunstiolümpiaadi vabariiklikus voorus, rahvatantsurühmas Seltskond tantsimise ja koolisündmuste jäädvustamise eest. Karmen Danjuk, kiituskiri vene keeles. Täname kooli eduka esindamise eest vene keele olümpiaadi vabariiklikus voorus, rahvatantsurühmas Seltskond tantsimise ja koolisündmuste jäädvustamise eest. Karen Zinovjev. Kaisariin Lillevälja. Johanna Teder, täname väga hea uurimistöö eest. Jander Poolmaa, kiituskiri liikumisõpetuses. Jan-Robert Raukas. Henri Härma, kiituskiri liikumisõpetuses. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana. Täname rahvatantsurühmas Seltskond tantsimise ning filmifestival Horisont eestvedamise eest. Hendrik Haamer, kiituskiri muusikas ja liikumisõpetuses. Täname silmapaistva tegutsemise eest koolibändis Exitum ja tantsimise eest rahvatantsurühmas Seltskond. Harri Sten Sellik, kiituskiri ajaloos, ühiskonnaõpetuses, geograafias. Täname kooli esindamise eest õpilasvõistlustel. Hardi Martjak.
Hanna-Liisa Niller. Kertu Liidemann. Gerrit Anton. Franziska Malmre, kiituskiri liikumisõpetuses. Täname kooliraadios tegutsemise ning väga hea uurimistöö eest. Elsa-Maris Ivanov, kiituskiri liikumisõpetuses. Täname rahvatantsurühmas seltskond tantsimise ning väga hea uurimistöö eest. Eliise Leesmaa. Egle Mjakis. Egert Suits, kiituskiri ajaloos ja liikumisõpetuses. Täname väga hea uurimistöö eest. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga muusikas ja geograafias. Täname filmifestivali Horisont eestvedamise eest, silmapaistva tegutsemise eest koolibändis Exitum ja Paide gümnaasiumi õpilasesindusse panustamise eest. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Egert Niinep! Daniel Tihu, kiituskiri geograafias. Kristen Savisaar, kiituskiri liikumisõpetuses. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana. Täname õpilasesindusse panustamise ja väga hea uurimistöö eest. Arti Piirmaa, täname rahvatantsurühmas seltskond tantsimise eest. Annabel Gretel Kirspuu, täname rahvatantsurühmas seltskond tantsimise eest.
Anette Kõiv, kiituskiri liikumisõpetuses. Täname kooli sündmuste jäädvustamise eest. Meie viimane 6. lennu lõputunnistuse saaja saab kiituskirja matemaatikas, muusikas, eesti keeles, saksa keeles, inglise keeles, ajaloos, bioloogias, geograafias, füüsikas ja keemias. Täname noortekooris laulmise, kooli esindamise eest õpilasvõistlustel ja koolileht Noovuse toimetuse töösse pühendunud panustamise eest. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Alex Lember! Ja täname ka teie mentoreid. Eha Vaard. Helene Samler. Monika Kirs. Uku Valner. Sellega on tunnistuste kätteandmine lõppenud, aga head õpilased, enne veel, kui lendate ära, minult üks luuletus. Seekord Karl Ristikivilt. Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. See, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada, aga naeratus jääb. Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud, jääb igavesti ootama. Isegi ütlemata jäänud sõnad on mõttes öeldud ja kuhugi tallele pandud. See, kellele on vähe antud, kannab seda oma südame lähedal. See, kellele on palju antud, pillab kõik käest maha. Kõigi teede pikkus ajas on võrdne. Ja lõpetan sõnadega, mida ise kasutasite enda tutipäeval. Ärge olge kurvad, et see aeg Paide gümnaasiumis saab läbi. Olge õnnelikud, et see üldse juhtus. Enne veel, kui lendame ära, vaatame tagasi. Loendamatu hulk mälestusi, mis järgneva 3 minuti jooksul kisuvad pisara silma. Teie ees on kooli laul ja tants, enne veel kui.
nii armas ja hea. Need rajad, mis käidud, jah nüüd ma tean. Kord tagasi tulen ning meenutan veel neid koos oldud aegu, kus säras päike ja kõlas naer. Enne veel, kui lendame ära, vaatame tagasi. Veel üks hetk jääb lapsepõlv maha, siia jääb süda see maja. Nüüd maailm on lahti, ees ootamas tulevik. Me soovide tähti loob taeva lootus see olevik. Enne veel, kui lendame ära, vaatame tagasi. Veel üks hetk jääb lapsepõlv maha, siia jääb süda see maja. Tootma peab, et kannavad tiivad, tugevaks teeb sind kool. Tee ja tuul meid tänasid viivad, igatsus tagasi toob. Enne veel, kui lendame ära, vaatame tagasi. Veel üks hetk jääb lapsepõlv maha, siia jääb süda see maja. Mõni hetk on veel jäänud seda mugavat lapseelu, kuid kohe-kohe on see läbi ja peame ise hakkama vastutama ja otsustama. Lõpetajad on 3 aasta jooksul palju kasulikke soovitusi edasise elu jaoks juba kõrva taha pannud, kuid täna astuvad siia lavale veel mõned inimesed, kes soovivad lõpetajatele tervitusi ja häid soovitusi edastada. Palume siia lavale linnapea Kaido Ivask. Austatud Paide gümnaasiumi verivärsked vilistlased, kes te äsja olete lõpetanud just hetk tagasi Paide gümnaasiumi. Austatud Paide gümnaasiumi koolipere, austatud lõpetajate vanemad, lähedased, sõbrad. Mul on väga suur au südamest õnnitleda täna teid kõiki kogu Paide linna nimel. Head päevakangelased, täna on teie elus väga tähtis päev. Inimese elus on 2 väga tähtsat asja. On inimene ise ja on aeg. Te olete täna jõudnud ajas uuele teelahkmele, teerajale. Teil tuleb nüüd valida
oma elukutse. Ja te olete 3 aastat selleks õppinud meie enda Paide linna Paide gümnaasiumis. Ja ma julgustan teid olema edaspidi julge, endasse uskuma, võtma ette suuri väljakutseid ja uskuge, siis kõik teie unistused ka täituvad. Aga see, et te olete jõudnud siia tänasesse päeva, on tänu sellele, et teil on olnud hulk häid toetajaid, hulk häid teelisi, teekaaslasi. Ma tahaksingi tänada tänaste lõpetajate vanemaid, et te olete olnud toeks meie päevakangelastele. Ma tahaks tänada sõpru lähedasi ja loomulikult kuulub Paide linna poolt suur tänu kogu Paide gümnaasiumi perele. Me oleme tänulikud, Paide gümnaasium, et te meil olemas olete. Ma palun lavale koolijuht Margo Soodla. Järgmisena palume oma kõneks lavale lapsevanemate esindaja Ülle Leesmaa. Armsad lõpetajad, koolipere, lapsevanemad, külalised. Ma tean, et kõned on osa aktusest. Ma tean, et te tegelikult meie tänase päeva kangelased ilmselt väga palju neid kõnesid ei kuula või ei kuule, sest teil on hästi palju mõtteid ja te olete väga elevil. Ja just sellepärast otsustasin ma lapsevanemana võtta vastu väljakutse, tulla välja mugavustsoonist, et teha üks kõne, mis ehk paneks teid päriselt kuulama. Aga vaatame, kui hästi see mul õnnestub. Aga tegelikult on üks põhjus veel, miks mina siin täna lapsevanemana olen. Täna viib mind aeg tagasi aastasse 1990. kui mina olin teie ehk lõpetajate rollis. Olin valimas oma elu teed. Või tegelikult, kas ikka olin valmis seda tegema? Ilmselt mitte. Olin selles hetkes, kus olete teie täna, 34 aastat tagasi. Ja uskuge või mitte, see aeg on läinud lennates. See oli nii ammu, et gümnaasiumit nimetati tol ajal keskkooliks. Minu kooli direktor oli väga austatud ja armastatud Reiu Sootla. Minu klassijuhataja ja füüsikaõpetaja oli Endla Sootla. Täna on teie koolijuht nende poeg Margo Sootla. Juht, kes on viinud edasi enda vanemate pärandit ja loonud sellega meile kui lapsevanematele imelise keskkonna koolijuhina teie, meie noorte arenguks koos oma võrratu meeskonnaga. Suur ja südamlik tänu teile selle eest, et olete andnud vabaduse noortele teha valikuid, õppida enda vigadest ja õppida ennast usaldama. Samas nii soojalt ja märkamatult juhtides neid õigele rajale, kui samm mõnikord teekonna kõrvale kaldub.
aitäh teile! Õnne valem on Paide gümnaasium, on öelnud eelmise lennu lõpetaja. Nii on. Aitäh, armsad lapsevanemad! Teie olete andnud elu imelistele noortele, kes on meil täna laval. Tehke kõik selleks, et te olete ise õnnelikud, siis on ka teie lapsed õnnelikud, sest nemad õpivad teilt. Perekonna ja kodu tugi on hindamatu väärtusega. Õnnelikud on need, kellel on see olemas. Suur tänu teile ka, kallid lapsevanemad. Iga aktus on oma nägu, oma lennunägu, teie nägu, meie armsad lõpetajad. Te olete erilised, ettevõtlikud, huvitute kõigest, mida maailmal on teile pakkuda. Veel üks hetk jääb lapsepõlv maha. Siia jääb süda, see maja. Lootma peab, et kannavad tiivad. Kas on tuttavad read? Kas te päriselt ka mõistate, mis päev teil täna on? Tegelikult nii kurb, aga rõõmus ka. Olete nüüd vabad ja saate teha oma valikuid, nii nagu teie soovite. Mina ei teadnud, mida mina soovin. Ja ma kahtlustan, et kui palju teie teate, sellepärast annan mõned soovitused enda poolt teile kaasa. Ära tee asju sellepärast, et peab. Julgustan teid usaldama oma sisetunnet. Ei ole õiget valet. Sinu tunne on alati õige. Noorena me tihti ennast ei usalda. Kõige olulisem oled alati sina ise. Ole enda vastu lahke. Ela hetkes. Loo imelisi mälestusi. Loo ise enda elulugu. Mina sain 3 aastat tagasi Järvamaa aasta õppija tiitli. 6 aastat tagasi tegin elus täieliku kannapöörde, 46-aastaselt. Õppisin uue eriala, leidsin enda tõelise kutsumuse, lõin oma ettevõtte ja töötan täna terapeudi ja koolitajana. Ja ma olen väga õnnelik. Enne seda töötasin 20 aastat juhina. See teekond on andnud mulle väga väärtuslikud kogemused tänaseks. Ma ei kahetse midagi. Kuigi tagasi vaadates saan aru, et kõik need aastad otsisin ma oma hinge teed. Ärge kartke proovida erinevaid asju. Ärge kartke läbi kukkuda. Ärge kartke asju pooleli jätta, kui te tunnete, et see pole teie asi. Näiteks, mina läbisin raamatupidaja kursused selleks, et saada aru, et minust iial raamatupidajat ei saa. Need on kõige väärtuslikumad kogemused elus. Ärge väsige otsimast, kui te pole oma teed leidnud. Ärge leppige keskpärasusega. Kunagi pole hilja otsast alustada. Kunagi pole hilja õppida. Sina väärid ainult parimat. Ja ainult sina tead, mis on sulle parim. Lõpetuseks soovin tsiteerida rändaja laulusõnu. Kallis süda, ütle mul, kus on minu kodu? Kodu minu südames. Kuula, kuula, kuula. Kallis süda, ütle mul,
kus on hingekodu? Hingekodu minu sees. Kuula, kuula, kuula. No nii, väravad on avatud, pardale minek on alanud, leia üles oma lend ja astu julgelt pardale. Rõõmsat ja imelist lendu teile, armas Paide Gümnaasiumi 6. lend. Aitäh! Kallid mentorid Eha, Uku, Helene ja Monika, lava on teie. Teha. Kas sa mäletad seda esimest koolipäeva? Ma arvan, et 2021. Ja? Olime veel seal vanas majas kutseka siseõues. Ja siis tulid need tertjad, meie olime mentorid ja ma mäletan, ma väga ootasin, et hüütaks välja, kes on Helene mentorrühmas. Ma mängisin tükk aega seda mängu, et kas tema on minu oma, kas tema on minu oma. Ja siis meie mentorrühm niimoodi kokku saigi. Ja siis tuli meil neile pastakad anda ja siis me unustasime need pastakad õigel ajal anda. Ja Nojah, neid pastakaid ma vist ei unustan täna anda. Ma tean, et ma surusin nad kätte ja soovisin ilusat kooliteed ja ütlesin, et pärast aktust kohtume ruumis 209 ja mõtlesin, kas nad ikka teavad, kus see ruum 209 on. Aga järgmisena tuleb mulle meelde see, kui nad siis said oma katsumuste nädalal igasuguseid harjutusi teha. See, et mõni oma ujumisrõngaga ei mahtunud uksest sisse ja teine üritas oma lestadega kuidagi trepiastmeid võtta. No need ujumisprillid ja ujumistrikood käisid igatki asja juurde. Oli igati naljakas nädal. Mis sulle meenub, Uku? Kas te mäletate, kuidas me käisime koolimajast väljas, hoovis, käisime kirikus, käisime linna peal ja käisime Reopalu kalmistul Paide linna endiste kuulsate elanikega tutvumas. Ja öeldakse, et ei ole halba ilma, on vale riietus või tegevus, aga mina mäletan küll seda, kui miinuskraadidega üksteise esitluste kuulamiseks, enne kui Margit sooja teega nüüd kohale jõuab, oli vaja ennast liigutada ja siis need liigutusi üksteise pealt kopeeriti ja see kõik muutus kuidagi sünkroonseks ja niisuguseks ühtlaseks liikumiseks, nii et lõpuks me õppisime ajalootundides lisaks surmatantsule ka külmatantsu ära ja see oli väga ilus tants. Ja neid tantsunumbreid meenub nii mõnigi, eriti jõuludest, aga kõige eredamalt on meeles üks äärmiselt ootamatu, samas peab ütlema, et õpetlik ja kindlasti huvitav tants vaikusega. Eestlastele on alati vanasõnad meeldinud. Neid oma juttu puibides tehakse kuulajale tihti siuke väike poeetiline ja õpetlik ninanips, aga B1 õpilastele mitte ainult ei meeldinud vanasõnad, nad lausa elasid nende järgi. Ja ma olen täiesti kindel, et nende lemmik vanasõna oli rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Selle vanasõna järgi elamine ei teinud elu sugugi lihtsaks. Nii et see oli vist üks tehniliselt raske tants, aga see-eest oli ta väga sisukas ja tühjad sõnad ei juhtinud tähelepanu fookuselt. No tantsimisega võiks nüüd jätkata, aga tantsimisega mitte maal ega koolitunnis, vaid tantsimisega jääl. Et kui me siis sekunda aasta talvel läksime spordinädala puhul Viljandisse uisutama, siis nii uisuhallis kui juba eelnevalt bussis kõlas juttu, ma ei oska uisutada, ma ei taha, aga lõpuks jääle said kõik, kes siis hoidis sellest barjäärist kinni ja ukerdas seal, kes võttis endale selle metallist raami appi ja üritas uisutada, aga oli ka palju neid, kes tegelikult tegid ilusaid uisupoogneid. See tund, mis me seal jäähallis olime, möödus väga kiiresti. Lõpuks said ka need planeeritud etteasted, mis kehalisõpetajad olid neile andnud ilusti ette kanda ja lõpuks tegelikult me ei saanud neid sealt jäält enam ära, sest kõik olid väga vaimustuses. Nii et iga kord, kui teil tundub midagi, mis on raske, aga te ikkagi proovite, siis lõpuks te tunnete, et võit iseenda üle on see kõige parem võit.
mulle tundub, et selle üle mõtlemine, mida te parasjagu tegema hakkate, on alati toonud teie mõlemale klassile parema tulemuse. Et igasugusele improvisatsioonile eelistasid nad ju seda etüüdi näiteks, filmi tegemist, kõike sellist. Ja just selle sama lennu pärast mina hakkasin igas oma kirjanduse kursuses tegema ühte filmiprojekti, sest mul tekkisid sellised põnevad probleemid nendega, et õpilased tulevad kurva ilmega minu juurde ja küsivad, õpetaja, kas see on väga hirmus, et meie video on 6 minuti asemel 17? Ma ütlesin, et ei, kõik on hästi, peaasi, et igav ei hakka kellelgi vaatamise ajal. Ja ei hakanud igav ja ma usun, et võib-olla küll Shakespeare oleks hauas ümber keeranud, nähes Minecrafti versiooni Veneetsia kaupmehest, aga igal juhul seda ma jään küll vist igavesti mäletama. Ja eks need samad filmiprojektid ja ka teised kodutööd olid ju need, mille pärast nad tihti unustasid magada ja olid hommikuti väga unised. Aga ma tean ühte noormeest, kes ei unustanud mitte kunagi magamist ära, isegi siis mitte, kui kaaslased talle jõuludeks äratuskella kinkisid. Mina mäletan, et me käisime tihti teatris. Ja Paide gümnaasiumi õpilase tunneb teatris ära alati, või Paide gümnaasiumi õpilased tunneb teatris alati ära selle järgi, et juba uhkustundega mentorid saavad kõrvalt vaadata, et kõik, eranditult kõik on hästi riides, viisakad, sellepärast, et teatris käimine on sündmus. Ja mulle väga on meelde jäänud see hetk, kui me käisime vaatamas Klaasist loomaaeda, ja kuidagi oli niimoodi, et need etendused kõnetasid või läksid kuidagi korda. Ja etendus sai läbi ja üks õpilane suhteliselt esimese asjana võtab välja mobiiltelefoni, aga mitte sellepärast, et hakata vaatama TikToki või kuskil Instagramis scrollida, ma ei tea, kas seal saab scrollida, vaid sellepärast, et võtta ühendust oma vanematega, et neile selgitada, et te kindlasti peate seda etendust vaatama minema. Nii hea oli. No ja vastu jõule enne seda käisime siis vahenädalal Kumus vaatamas siis kunstinäitusi, tutvuma siis Eesti kunstnike teostega. Ja seal oli 2 sellist väikest intsidenti. Et esimene oli see, et jõudes nüüd kõige viimasele korrusele, kõige viimasesse näituse ruumi, oli seal parasjagu üks dokumentaalfilm, selline väga kahtlase maiguga. Tegemist oli siis, kuidas nüüd öelda, inimkeha paljastuse, sellega omaks saamise ja mitte häbenemisega. No selle häbenemisega oli küll nii, et tüdrukud suutsid kauem vaadata seda dokumentaalfilmi, poisid kiikasid niimoodi, me käime korra seal üleval saaris pärast veel läbi, aga niimoodi avalikult vaadata väga ei julenud. Aga tegelikult oli see dokumentaalfilm selline päris tõsine eneseleidmise taustaga. Teine situatsioon oli meil siis portreesaalides, kus siis parasjagu vaatasime eelmiste sajandite portreesid seal ja vaatasime, et vaata sinna ilusti peale, et kas sa vaatad, tuletab see midagi meelde. No parasjagu oli tegemist ühe portreega, milles mina nagu kaugelt vaatasin, et vaadake, see on ju Franz Mansfeli moodi. Kõik vaatavad, on jah, väga sarnane. Lõpuks, kui juurde läksime, vaatasime, tegemist oli hoopis tütarlapsega ja ajastuga, kus poisi pead läksid moodi. Nii et siit siis võiks kohe teha järgmise järelduse, et kõik see, mis paistab, ei ole tegelikult nii, tuleb alati süveneda ja mõtet otsida. Aga minu üks lemmikmälestustest pärineb ühest mentortunnist natuke aega enne jõule ja meil oli väga lihtne ülesanne oli siis igapäevastest asjadest midagi leiutada ja üks rühm leiutas siis midagi sellist. Protsess väga lihtne, number 1, võtad kulbi, number 2, paned kulbi enda ette ja 3, vaatad seda kulpi
ja jätad selle hetke päriselt meelde. Kulbistik, geniaalne. Aga kas teie mäletate seda, kui te käisite noortele gümnasistidele rääkimas oma ülikooliõpingutest või sellest, kuidas te eduka ettevõtte lõite või siis sellest, kuidas te kirjutasite raamatu maailmas ringi rändamisest? Või mäletate te hoopis seda, kuidas te Horisondilt saadud pisiku tõttu läksite režissööriks õppima ja teie esimene film kinokülastajate rekordeid purustas? Äge. Seda peate te kindlasti mäletama, kuidas te 10 aastat peale lõpetamist lennukokkutuleku korraldasite ja seal 5-käigulist tipprestorani tasemel õhtusööki pakkusite. Ja no milline etiketi tundmine. Seda te ilmselt ei saa mäletada, aga mina mäletan see-eest väga hästi, kuidas ma uhkusega maailma kõige suuremal kruiisilaeval oma lapselapsele ütlesin, selle laeva kapten oli minu õpilane. See loetelu on väga pikk. Neid imelisi tegusi, millega te hakkama olete saanud, on tohutult palju. Igas ühes neis on sisu, ambitsioon midagi paremaks muuta, tasakaalukus ja julgus vastutada. Aga mis kõige tähtsam, igas ühes on teie süda. See, mis paneb teie silmad särama ja annab innustust uuteks, suurteks tegudeks. Vabandust. Te ei saa seda mäletada veel. See on alles ees. Hoidke silmad säramas ja tehke ära. Kuuenda lennu õpilaste nimel palume lavale kõne pidama meie lennu esindaja. Kallid kaasõpilased, õpetajad, vanemad ja külalised. Me oleme jõudnud koolide lõpusirgele. Kogesime nende 3 aasta jooksul palju uusi emotsioone, leidsime sõpru terveks eluks, oleme muutunud tugevamaks, meeskonnaks, lahendanud koos murekohti ning olnud üksteisele toeks. Need 3 aastad olid täis ootust, languseid ja tõuse, väljakutseid ja rõõmuhetki. Me oleme tänulikud kõigi nende hetkede eest. Tulevikus meenutame lõbusaid klassireise, traditsioonilisi üritusi, ühiseid väljasõite ja lihtsalt koos oldud aega. Õppisime, et meeskonnatöö ja üksteise toetamine on edu võti. Kui ma mõtlen tagasi meie esimestele päevadele gümnaasiumis, siis meenub mulle Kutsehariduskeskuse maja. Mulle meenub, kui elevil ja samas hirmul me kõik olime. Uued näod, uued õppeained, uued kogemused. Aastate jooksul oleme koos kasvanud ja õppinud oma vigadest. Kui kõige tähtsam on see, et igaüks meist arenes kui inimene. Mõni juba leidis selle mina üles, mõni on alles otsingul. Oleme kogenud nii palju, alates klassireiside seiklustest kuni eksamite pingeni. Aga siin me nüüd oleme. Lõpuaktus on reaalsus. Avaldame kogu lennuga tänu meie õpetajatele, mentoritele ning teistele koolitöötajatele, kes on olnud meile toeks ja juhendajateks ja inspireerijateks. Jagasite meiega oma tarkust ja teadmisi
nippe, kuidas ja mida võiks teha, et saavutada hea tulemus. Olete alati kannatlikult vastanud kõikidele meie küsimustele ja julgustanud meid aina enama poole püüdlema. Ütlesite, et me õpime eksides kõige rohkem. Teie tiibade all on sirgunud enesekindlad, julged, avatud, särtsakad ja motiveeritud noored. Teie kirg ja pühendumus õpetamise vastu on andnud meilegi tiivad, millega nüüd lendu tõusta. Me täname kogu kooli. Väikese märgina oma tänulikkusest teeme enne lahkumist koolile ühise kingituse. Suur tänu meie peredele, meie vanematele. Teie armastus, julgustamine, abistav käsi ja usk meisse on aidanud igaühel meist jõuda sinna, kus me praegu oleme. Olete olnud meie kõrval nii heas kui halvas, julgustasite mind mitte kunagi alla andma ja ambitsioonikad olema. Me oleme tänulikud teie igapäevase toe eest ja ei unusta neid 500 hommikuvõileiba, 50 kotti hommikuhelbeid, 200 liitrit piima, 100 masinateid pesu, tuvastamatut kogus taskuraha ja kõiki neid uhkeid pilke kooli kaasa. Tänu teile oleme valmis tegema ühe suure sammu täiskasvanud inimese ellu. Oleme teile selle eest igavesti tänulikud. Hea 6. lend, sõbrad, pinginaabrid ja koolipidude tantsukaaslased. Meie seas on kõike, bänditegijaid, lauljaid, akadeemikuid, sportlasi, maailmarändureid, organiseerijaid, palju häid inimesi. Saame kokku vilistlaste kokkutulekutel ja tõdeme, et ka erinevad inimesed sobivad kokku. Me saame hakkama, me kõik saame hakkama. Täna on meie päev. Meie seisame siin teie ees, valmis astuma järgmisesse etappi oma elus. Õppimine Paide gümnaasiumis on olnud suur au. Kool pakkus kõike, mida hing ihkas. Võtame kaasa need õppetunnid ja väärtused, mida oleme siin koolis omandanud. Me ei unusta, et igaühel meist on unikaalne iseloom, potentsiaal ja võime muuta maailma paremaks paigaks. Meie teekond ei lõppe siin, see on alles algus. Astume kõik koos julgelt edasi, uskudes endasse ja oma võimetesse. Me jätkame püüdlemist oma eesmärkide poole ning ei unusta suurelt unistada. Lõpetuseks tahan teiega jagada 3 mõtet. Maya Angelou on öelnud, elu ei mõõdeta hingetõmmete arvuga, vaid hetkedega, mis võtavad hingetuks. George Bernard Shaw on öelnud, elu pole seotud enese leidmisega, vaid enese loomisega. Ning Jack Canfield on öelnud, kõik, mida sa soovid, on teisel pool hirmu. Olgu meie tulevik helge ja täis õnnestumisi. Homsest oleme juba maailma parima kooli, Paide gümnaasiumi vilistlased. Palju õnne kõigile, 6. lend tänab. Nüüd aga palun suunata pilgud ekraanile. Esimesel aastal olid nad tegelikult kõik sellised käegalööjad. Mitte käegalööjad võib-olla, aga nüüd las minna, nagu Kiir ütles, eks ju, et 3 aastat ees ja praegu võib vabalt lasta. Praegused priimad on siis minu esimesed menteed üldse. Ja sellepärast nad ilmselt ongi kõige erilisemad õpilased siin koolimajas. Kui ma mõtlen 6. lennu peale, siis mulle meenus üks filosoofiline harjutus, millest me 10. klassis ka rääkisime, või see küsimus, et mis hetkel nool lendab. Et igas ajahetkes nool
kui see on vibuga lastud igas ajahetkest, on ju mingis kohas paigal. Kuna need õpilased, kes nüüd siin praegu lõpetavad, on ühtlasi minu esimene lend üldse Paide gümnaasiumis, siis mul on raske võrrelda või öelda, et nad on kuidagi teistest erilised, sest nad on nagunii erilised. Sellepärast, et me oleme reaalselt 3 aastat nendega jutti käinud igal pool koos, nendega teinud absurdseid videoprojekte ja nad on nagunii südame lähedal. Aga ega nendega alati pole ka lihtne olnud. Et ma mäletan seda, et ma olen nii mõneski tunnis seisnud klassi ees ja ütelnud, et ma ei oska teile tundi anda, ma ei oska teiega mitte midagi teha, kui te mulle vastu ei räägi. Sest nad on hästi vaiksed, kui me räägime just B1-st, siis nemad niisama nagu tunnis ei lobise või kaasa liiga palju ei arutle. Ja kohati see hästi keeruliseks selle olukorra, et ma ei saa aru, kas nad saavad aru või nad ei saa aru või mis nende peas siis parasjagu nagu toimub, sest et klassis on üks suur vaikus ainult. Ja te tegite sigadusi, me olime vaiksed klassis. Ma ütleksin, et üle keskmise määra see tegelikult lollustega tegeleda. Et 2 tegelikult väga ekstreemsust. 2 väga erinevat iseloomuga, kui kokku panna need, mõtle. Super balanss, eks ole. Sigadusi on igasugused tehtud, on ju? Meie klass Prima 1 siis, ütleme lihtsalt öeldes, ma olen 101% kindel, et 100% meie klassist on kõik introverdid. No ühesõnaga tegelikult on siuke lugu, et täna on esmaspäev, nii et tegelikult me ei peakski siin üldse olema. Just. Hessis tulid uued pangid. Üldiselt esmaspäeviti me oleme nagu rohkem seal. Et väga raske on seda sidet luua, kui kõigil on nagu raskusi. Ma ei tahaks öelda raskusi, aga nagu raske on nagu suhelda kellegagi lihtsalt. Saad aru, kui sa olid introvert, siis sa saad sellest aru. Ma julgen arvata, et meie lennu pärast on nii mõndagi reeglit muudetud, kuna ma mäletan, et peale kehalist liikumisõpetust me ei jõudnud kunagi õigel ajal tundi, et meil kuidagi alati venis seal see tegime kõike muud, kui pesime ennast, selles suhtes me laulsime seal, me niisama mängisime lolli ja alati kuidagi järgmise tunni alguseks me olime ikka veel seal riietusruumis. Ma ütlekski, et meie klassi põhiprobleem oligi selles, et tegelikult oli suhteliselt lasteaed see kõik, et juba põhikoolis olime me selle tiitli kõige hullem klass saanud, see kandus edasi gümnaasiumisse, alguses oli nii direktoril kui teistel kooli juhtivatel isikutel meiega päris palju probleeme. Katsetasime õpetaja või koppisime neid piire, kuidas meid nüüd öelda, et päris palju nii tunni segamisega, hilinemistega. Merikese bioloogiatund. Keegi otsustas ukse lahti teha. Keegi. Väljas oli Mart, ma ei tea, vähemalt mingi 15-20 senti lund. Hakkasime lumepalle tegema. Nii, kas nüüd saame teha väikse pausi ja äkki mõtlete ka mingi paar sõna valida öelda siia, sest muidu on päris magema. Mitte ühte asja. Toon räägi Vopperist, palun. Vopperist. No räägi siis. See oli esimene kord, kui ma nägin Merikest kurjana. Läksid karjud peal ka? Jaa. Terve lätsi peale karjud? Ja see oligi 3 aasta peale esimene viimane kord, kui ma nägin kurjana seda. Mõtte tekst peas valmis, et see kohkutame. Oleks pidanud seda eile ütlema. Tegelikult see oli päris hea. Sõidame bussiga Tartu poole, oleme Paidest mingi 40-50 minutit sõitnud klassiga, juba kõik magavad, ma magan ka. Enne kui ma magama jäin, mul oli AirPodsid kõrvas, kuulasin muusikat ja siis rahulikult keset und
telefon heliseb ja see heli läks nagu kõrvaklappidesse, ärkan täiega üles ehmatunult, vaatan Randolf helistab, võtan vastu, küsib, et kuule, et kus kõik on, ja me olime nagu klassi ekskursioonile sõitsime, ta küsib, kus kõik on. Kus me käisime üldse, mis ekskursioon? Tartus Ahhaa keskuses, nagu ikka, ma olen 8 korda Ahhaa keskuses käinud, mujal polegi käinud. Ma olin jumala kindel, et selle päev oli koolipäev nagu. Ma läksin jumala rahulikult, tulin kooli, läksin matjatundi nagu, mõtlesin, et miks kedagi koolis ei ole nagu. Mis temperatuuril siis vesi keeb? Kaisa teatab siis tähtsa näoga tagapildist, et kõik on juba vastanud, aga Kaisa ikkagi kuskilt tagareast teatab, et 170 kraadi jumala tõsise näoga. Jah, et nagu hästi palju siukseid huvitavaid hetke on kuidagi olnud, eriti kui me kõik koos oleme tundides olnud, et üks huvitav intsident, mis siis juhtus, oli see, et käisime siis ekskursioonil Ahhaa keskuses lennuga ja tagasi minnes siis käisime Burger Kingis söömas. Mina siis võtsin endale ühe suure Whoppereine ja pärast bussi minnes me hakkasime erinevaid nalju tegema. Mina? Tommi ja siis Egert Suitsuga. Me seal täis kõhuga siis oleme ja võtsin ühe sõõmu vett. Ma ei mäleta küll, mis nali see oli, aga Tommi tegi siukse huvitava või naljaka nalja. Siis ma tõmbasin endale veekurku ja kogemata oksendasin selle bussi põrandale. Ja see oli tõesti väga huvitav ja meeldejääv moment. Ei mälesta, siin on tegelikult hästi palju loodud ja oleme klassiga selles suhtes ja kui ka lennuga läbi nende siis ühtsemaks muutunud, et ma arvan, et alguspunkt oligi see esimene reis sinna Tartu Ahhaa keskusesse, mis meid siis omavahel sõbrunema pani ja suhtlema. Et siis kui tagasi mõelda, meelduvad ikkagi need nokib võistlused, kus me siin aja jooksul oleme käinud. Mina Tristan 2 aastat ja sellel aastal Alex käis ka kaasas. Aga mingi 11. poole peal tegelikult selle kliki või arengu tagamaa oli tegelikult see, kui õpetajad meile tegelikult olid juba 1,5 aastat rääkinud, et me ei ole nagu lend, vaid me oleme, nad sihtisid seda, et me pole otseselt lend, et me ei saa väga nagu ühtselt nagu läbi, et võiks kuidagi lennuna ka asju teha, mitte ainult nagu 2 klassiga kuidagi oma keskis sakerdada. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult nad ei ole nii vaikselt midagi, et see on see vagavesi, sügav põhi. Et tegelikult, kui nendega üks-ühele suhelda, siis on nad väga lahedad isiksused kõik. Ja mida aeg siis edasi läks, seda rohkem ma sellest aru sain. Ja mulle hästi meeldib nende selline, võib-olla see sama asi, mis mind alguses häiris, et nad nii vaiksed on, et nad suudavad nagu olla väga vaoshoitud ja viisakad, aga samas on neil kõigil nagu olemas idee ja mõte, mida nad tahavad või mida nad ei taha. Et tegelikult mulle see väga meeldib. Ja nii meil tegelikult tuligi idee, et me lähme 2 päevaks siis Läti piiri lähedale Tuisuliivale. Vabandame veel ühe korrat mentorit kaasa ei saanud tulla, sellest on kahju, aga kuidagi ühtsus tuli sealt tegelikult. Ja kuidagi see ühtsuse saavutamine tähistas ka tegelikult seda, et ei ole mingit 2 klassi ja mingit tahtmist kellestki parem olla või oma keskis sahkerdada ja mingi jamaga kogu aeg tegeleda, vaid me hakkasime tegelema nagu päriselt inimeste asjadega ja sealt tegelikult tuli ka see soov, et me võiksime ka neid lahedaid asju koos teha, näiteks rebasti ristimine ja kõik selline, et need ühistegevused aitasid meile nagu inimese tasandil ka väga palju kaasa. Näha ongi, et mäletan väga selgelt, kuidas õpetaja Helena näiteks ütleski meile, et ta ei tea, kas tuleb selline lend, kellega on võimalik nagu pikkasi arutelusi pidada sellisel toonil, et nagu me saame täpselt aru, kui tegu on naljaga või kui jutt on tõsine, et me eristame nende asju ära. Sekunda aastast läks nende õpetamine, terve lennu õpetamine kuidagi hästi mõnusaks. Et ühele klassile ma ütlesin ka, et mul ei ole mitte ühtegi teist klassi,
kelle juurde mul oleks vähem või kelle puhul ma vähem muretseksin, kui ma hilinen või eksin millegi suhtes või olen näiteks halvas tujus. Sellepärast, et nad olid kuidagi, sa oled ju ka inimene. Ja ma arvan, et eks nad nii eriliseks tegigi, et me saime, ma arvan, üksteisega olla sellised, nagu me päriselt oleme, mis meil kooli väärtustega nagu nii läheb ju kokku. Me olemegi nagu päris. See areng on tõesti nagu märgatav, et kui me 10. tulime ja rääkisime, mis on praegu täna. Ja see tähendab seda, et see noole liikumine peaks toimuma nii-öelda nende aegade vahelistel hetkedel. Ehk siis mis hetkel siis see nool üldse liigub. Ja mulle tundub, et ka nende arengu mõttes tihti peale see muutus oli kuidagi ootamatu, et see ei juhtunud üldse tunnis, see ei juhtunud üldse võib-olla koolimajas, vaid ühel hetkel oli olemas, ühel hetkel oli paigal, ühel hetkel B1, kes võib-olla alguses mingites asjades ei rääkinud võib-olla nii agaralt kaasa, äkitselt olid arutelud, teised, kes võib-olla alguses rohkem viskasid lihtsalt nalja või mingitest asjadest tegid suure nalja, olid muutunud tõsiseks mõttega kohal olevaks ja võib-olla sellisteks, kes tahtsid päriselt, tundsid päriselt huvi ja tahtsid päriselt sellest maailmast aru saada. Nii et mis hetkel see nool päriselt lendu läks ja kuhu ta lõpuks välja jõuab, seda ei tea, aga seda lendu on olnud igal juhul põnev jälgida. Ma ütleksingi et see 11 oli 11. pool oli selline murrang, et kui kõigil käis mingi klikk läbi, oli aeg hakata täiskasvanud inimese moodi päriselt mõtlema ja funktsioneerima ja saadigi aru, et see ei ole jätkusuutlik, kui me oleme tegelikult 18 ja käituma nagu 15 ja kogu aeg terroriseerime ainult õpetajaid ja ma ei tea, see absoluutselt ei tööta nii. Hetkes võis tunduda gümnaasiumi periood nagu täielik piin, aga eriti hetketel, kus oli 6 matemaatikatundi nädalas või uurimustöö perioodil, aga need katsumused said ületatud ja tagasi vaadates on olnud palju rohkem häid kui halbu kogemusi. Esimene aasta kõige paremini ei läinud, aga nüüd see aasta tulime teise kohaga tagasi. Kõigi üllatusena. Kui me läksime sinna, siis me isegi mäletatud, et me oleme teist korda seal, arvati, et me olime esimest. Ja meil öeldi välja, et esimest korda siis osaleb Paide gümnaasium. Kuigi eelmine aasta käisime. Ei jätnud piisavalt märki maha. Mul on ses suhtes võib-olla minu jaoks esimene klikk, kus ma sain aru, et meie klassi ja meie lennu inimesed on väga-väga lahedad. Oli sekunda jõulupall, kus siin oli hea muusika, siin oli hästi mõnus vibe, ma olin lahedalt riides, mulle nii meeldis see. Ja me lihtsalt tantsisime kõik koos, ringis oli mingisugune 7-8 tüdrukut, me lihtsalt kõik hüppasime ja nautisime. Ja siis ma olin nagu, et need inimesed on ikka täiega lahedad. Ja selle aasta siis minu jaoks kõige erksam mälestus on kindlasti koolitants, sest et seal me saime tunda mitte ainult rütmi, koreograafiat ja sammuõppimist, vaid ka koostööd ja grupiga suhtlemist, oma partneri tundmist. Ja paarilise leidmist, et panna tantsima paariline, kes nagu ei ole kunagi tantsimisega tegelenud ega huvi tundnud selle vastu, siis see oli üsna suur väljakutse, aga lõpuks oli kõigil valsisamm juba selge, nii et see oli päris hea. Või kui oli pildistamine koolimajas sõbrapäeval ja ma ei saanud siin koolimajas olla sellel hetkel, kui siis sõbra pilti tehti, siis hiljem nad tõid mulle pildi, kus peal olin siis mina telefoni ekraaniga. Et nad olid nagu ka sellel hetkel nagu natukene nagu mõtelnud minu peale, et sellised hetked teevad nagu hästi südame soojaks. Et see oli selline mälestus, mis nagu kindlasti on nagu väga erk ja tahaks kindlasti seda tantsu nagu üles filmida.
Nii et ma loodan, see võimalus meil tuleb. Mina ka. Ja lihtsalt oli tore vaadata, kuidas nagu klassikaaslased, kes muidu on kogu aeg rääkinud selle 3 aasta jooksul, et ei, mina ei ole mingi tantsija, mina ei oska tantsida, mitte midagi, ma ei tule sinna. Lõpuks ikka tulid ja näitasid, et nad oskavad ka koostööd teha. Ja jah, nad tantsisid. Me panime neid tantsima. Nii et see oli siuke naljakas, lõbus, vahest läksime tülli, aga tüllid nagu liidavad inimesi. Nii et jah. Ja tulemus oli väga äge. Ja. Kõik jäid rahule ja kiita saime, et ilus oli. Kui ma siia kooli tulin, et siis ma panin kohe tähele, et Paide gümnaasiumis on hästi särtsakad noored. Et ma mäletan nii hästi, kuidas ma isegi Henrit nagu ei teadnud ja siis Henri iga hommik tuli ja ütles, et tere hommikust, Eliisa ja tere hommikust, ma ei tea, Karen ja et see näitas, kui positiivne võib üks noor nagu ka koolis olla hommikut, et see tegi kohe nagu päeva paremaks. Ja kuigi me hakkame alles gümnaasiumi lõpetama, siis me hakkame juba aru saama, et need 3 aastat gümnaasiumi jooksul on tõenäoliselt ühed parimad terve meie elu jooksul. Sellised nagu, kuidas seda on interaktiivsed sellised tunnid on. Need jäävad ilmselt kõige paremini meelde kui need tavalised, nagu, kus sa lihtsalt istud klassis ja ma ei tea, vaid õpikust teed üles. No samuti need kõik omapärased tunnid ongi. Eesti keeles me tegime ka mingid filmi. Ja eesti keeles me oleme hästi palju filme teinud. Et kõik need filmid ja kõik need meeskonnatööd, need kõik nagu tegid meid lähedasemaks. Ma ütleks, et meil on nagu koolis hästi kokku hoidvad vaata kõik. Et ei kardeta suhelda üldse vaata ja hoolitakse üksteisest ja pidevalt nagu üritatakse üksteisel abiks olla ja nii edasi. Et ma arvan, et see on midagi, mida kõik võiksid meil kaasa võtta. Ikkagi need videoprojektide vaatamised. Meil oleme tõesti neid palju teinud ja meil näiteks üks seltskond tegigi Veneetsia kaupmehe Minecrafti variandi. Ja ma näen, kuidas õpilased siis vaatavad, kui mina seda nende mis oli ainult 6-7 tundi võttis monteerimine. Hästi. Ja siis nad ootasid nagu seda minu nägu ka, et mis ma nüüd teen selle imeasja peale. Ma lihtsalt nutsin ja naersin, sest see oli nii naljakas ja nii meisterlikult tehtud ja nii äge ja võib-olla see jääb nagu kõige rohkem meelde, et kui juba, see on võib-olla koos naermine või ma ei teagi, veider on niimoodi määldatud, aga ma arvan, et ma naernud olen küll selle lennuga päris palju koos. Koos meiega lõpetab siis koolitee siis ka mentor Uku Valner, teeb mida iganes maailmas muud on teha. Aga jah, õpetaja tee on tema jaoks läbi, soovime sulle edu ja et kõik läheks hästi sul tulevikus. Ja sa oled olnud väga tore mentor, sa oled kooli jaoks väga palju häid asju teinud ja terve lend ja kool on tänulik selle eest. Minu jaoks on nad erilised just sellepärast, et nad on minu esimesed menteed. Kuigi kohati on väga-väga keeruline neist aru saada, sest nad on nii vaiksed, aga samas see on ka pluss. Ma ei teagi, kumb ta nüüd rohkem on pluss või miinus. Eks igal asjal on 2 poolt. Igal juhul ma loodan, et neil läheb edaspidi kõik väga hästi. Ja tegelikult on nad ägedad, nad on selle 3 aasta jooksul väga palju arenenud, nendest on tõepoolest saanud Rebase kutsikast nüüd üks paras lõvipoeg, eks ju. Küll neid natukene tahutakse seal järgmistel aastatel veel, aga ma arvan, et keegi neist ei pea saba jalge vahele tõmbama ja kuhugi peitu pugema.